Selles videos räägime sellest, kuidas pääseda muremõtete lõksust. Tavaline on see, eks ole, et kui meil on mingisugune mure, siis me ju üritame seda vältida, seda lahendada, mis on muidugi väga hea. Küll aga mitte vältimine. Miks? Sest et kui me üritame midagi vältida, siis me ju keskendume sellele, mida me tahame vältida, mitte sellele, mida me tahaksime saada või olla. Ja seepärast võib-olla üks väike teadmine, et miks on tegelikult hea, kui te muretsete, aitaks teid rohkem. Siin paar aastat tagasi ma leidsin ühe huvitava teadusuuringu, kus siis väideti, et 90 sekundiga, ehk siis 1,5 minutiga, me suudame genereerida keskmiselt 5 muremõtet. Jah, kui me räägime täiskasvanutest, lapsed õnneks ei tee veel seda. Miks see siis niimoodi on? Ongi see, et vaata, aju tahab meid hoida elus. Ja tänu sellele tema peamine ülesanne on see, et märgata kõike, mis on potentsiaalselt negatiivne, ehk siis ohtlik või reaalselt ohtlik. Ja nüüd ta kogu aeg märkab. Ja sellest tegelikult me saame üks päris hea nipi. Mis see nipp on? Kui te märkate, et te muretsete, siis mõelge, et see on ju väga hea. Seepärast, et aju annab signaali, et midagi on paigast ära. Midagi on see, mida tuleks muuta. Ja seejärel ärge keskenduge sellele, mis on toimunud või mis on siis halvasti, vaid võtke eesmärgiks, kuidas seda lahendada. Ja mitte ei vormis, vaid selles, mida te tahaksite, et oleks selle asemel. Kuidas te ennast siis tunneksite, kuidas te siis tegutseksite, missugune teie elu oleks laiemalt. Ehk siis ärge süüdistage aju, ta aitab meid. Ärge süüdistage negatiivseid tundeid, emotsioone, need päästavad meid. Ja nad annavad meile ju lihtsalt informatsiooni, et midagi on paigast ära. Ja niimoodi lähtudes me enam ei võitle, vaid me hakkame suunama seda jõudu, mis on meie vastu. Sest et ka igas võitluskunstis on alati ju tulemus mitte võitluses, vaid selles, kuidas suunata vastase jõudu.